Nii, tere! Täna on 15. august ja meie Austraalia seiklus saabki nüüd täna läbi. Lendame siis Taiwani ja võtame teid ka reisile kaasa. And the bass keeps running and running and running and running and running and running. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from... Viimased toimetamised veel enne lendu, üritame enda internetti ja oma mobiilsidet tühistada. Reaalselt boarding hakkab 1 minuti pärast. Nii, olemegi läbi turvakontrollist asjadest ja võtame siis endale mingi internet ka, vaatame siit ja siis liigumegi ööbimise poole. Esimesed suuremad kulud on ka tehtud, ostsime siis 2 SIM-kaarti, mõlemal 10 gigabaiti 10 päevaks. Selleks maksma siis kuskil circa 25–30 eurot ja näkku siis. Ja takso siis kuskil 40 minuti kaugusele. Selleks maksma siis kui palju? 70 Austraalia dollarit ehk siis circa 40 eurot. Nii, just jõudsimegi kohale. Tuba on väga viisakas, väga mõnus. Aga siin on selline seinakontakt, mida mina ei ole küll elu ilmas näinud. Selline korralik mõistatus siin. Aga on ka natuke teistsugused olemas, et mida me oleme varem näinud ja kasutanud, et USA omaga peaks see näiteks ühtima. Ja selline voodi siis. Siin on vannituba, väga viisakas. Oot, ja nüüd kasime ennast ära ja siis lähme vaatame linna peale. Nii, me ostsime siis siit kohe, tuud on väga tühjad, meie maasikas mingis karamellist. Maasikas karamellis. Nii nagu nii me ütleb. Aga pidi olema mingi suhteliselt traditsiooniline asi kuskil Hiina kultuurides. Me oleme tulnud praegu siia Ximen marketile, mis on väga-väga suur ja me elame täpselt siin, see on nagu võrreldakse siis Jaapaniga. Jaapanis see suur, ma ei tea selle nime, aga see tänav, kus siis on need suured ekraanid ja asjad, et seda võrreldakse sellega. Aga ma arvan, et oleks paslik rääkida ära, miks või kus see mõte üldse tuli, et Taiwani tulla. On see, et me armastame bubble tea'd. See kõlab naljakalt, aga see oli esimene põhjus, miks me hakkasime mõtlema üldse selle riigi peale, kus see idee tuli. Aga siis meie sõbranna, kes on käinud Taiwanis, tema väga kiitis Taiwani. Siis me hakkasime rohkem uurima ja leidsime, et üldsegi Taiwani tuntakse kui väga head igasugused night marketid ja hea söök, mis meile ka väga meeldib reisides ja lisaks veel siis, kui me edasi uurisime, siis see loodus. Praegu me oleme küll linnas Taipeis, aga me lähme peagi ka loodusesse, nii et saame teile näidata, mida Taiwanil teile pakkuda on, meile kõigile, mis Taiwanil pakkuda on. Control our body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't want
Everybody, people will walk you through it step by step like an infant new kid, inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started. Sorry. Nii, hommik on nüüd käes ja alustame päeva siis lähme Elephant Mountainile ehk siis Elevandimäele. Selline väike kerge matk peaks olema siis paarkümmend minutit tippu. Seal peaks olema hea vaade sinna Taipei 101 tornile või 101 tornile, kuidas nad seda nimetavad. Siis pärast tuleme koju ja siis lähme sellistesse linnadesse nagu Shiften ja mis see teine nüüd oligi? Jufen, Shiften ja Jufen. Et siin need nimede meelde, et meil on päris keeruline. Nii, sellised on meie need metrookaardid, siis Easy Card, see on nagu roheline kaart siin. Saad ise valida oma tegeluskuju, mis sulle meeldib. Ja praegu läheme siis selle metroo peale. Hommikul on juba siuke ööpäeva jooksul see temperatuur väga ei muutu. Et öösel kõige madalam oli 27 kraadi, päeval on 33 vist, 35 jah. Nii, ja lähme siis metroo peale, et saada sinna Elevandimäe peale. Ja siin harjumatu meie jaoks on eskalaatoril, kui oled aeglasem, siis sa lähed hoopis paremale poole seisma. Et kui kõnnid eskalaatori peal, siis lähed vasakult mööda. Hommikused pangepanemised ka siis pidime minema Elevandimäele, et näha siis Taipei 101, mida Hannes juba mainis. Olime juba matka alguses, hakkasime mäest üles minema, kuniks tuli mulle kõne, et kus te olete? Mõtlesin, et no ma sain kohe aru, et midagi valesti. Igal juhul jäime matka bussist maha ja nüüd me üritame nendega kokku saada, nii et me lähme taksoga siis järele. Mäe peale jõudnud, pool sõitu, ütleme nii, taksoga peame ise kinni maksma. Aga loodetavasti tuleb ikkagi tore päev. Jah, et eile hakkasimegi seda matka nagu puukima, algus vaatasime telefonis, siis otsustasime, et vaatame arvutist ja arvatavasti seal siis tekkis meie viga. Et algus me vaatasime, et 11.15 peaks minema meil välja ja oligi, et väga hea, me saame hommikul käia siis mäe peal ja siis jõuame me sinna ka, et nagu 2 asja saame ühe päeva jooksul ära teha. Aga siis
tuli välja, et hoopis 7:45 läheb välja buss. Nii et hea, et olime üleval, aga kahju, et olime juba nii kaugele läinud, sest tegelikult see kokkusaamiskoht oli meie ööbimise lähedal, et kui ma oleksin kodus avastanud seda, siis me oleksime jõudnud, aga hetkel me olime juba nii kaugele sõitnud. Nii, jõudsime nüüd punkti, mis see giid saatis, aga ta ei oodanud, et me nii vara jõuame. Nii et me üritame kõndida sinna, kus nad praegu kohe-kohe jõuavad. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be now? 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 Is it the men come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Ostsime siis maapähkli jäätise rulli, kuhu läks ka koriandrit. Mingi selline nagu pannkoogi moodi asi on ümber. Jäätise vahel. Mis on sinu esimene emotsioon? Veider. Pole halb. Ma ise koriandri vahele paneks, aga Hannes tahtis nii, et Hannes ja tegelikult ei maitse koriander, aga ta ei tea, mida see vantru tähendab. Vahel maitseb ka, oleneb. Ei, okei. Ja nad lihvivad seda maapähkli ja mingit magusasja segu. See oli see ploki küljest. Ja siis see lähebki siia peale. Jäätis läheb peale ja siis koriandrika. Nii, ja kuulsime tuttavaid laule. Eesti artist Cartoon käib siin. Ja vahepeal võtsime ka ühe black pork sausage, ehk siis nagu musta sea vorst, aga ta on väga hea. Ja see on huvitav, et siin on isegi neid lihakiude vorstis nagu näha. Kaamera hästi ei võta seda, aga üli maitsev. Ja tundub, et see ei ole nagu täitsa hakklihaks lastud, aga ma ei tea, kuidas see nii pehme on. Igatahes see on väga hea. Nii, siis näide ka, millised on need avalikud WC-d. Et siin on sellised kükitamise omad, nii et ka huvitav teada. Visuaalid on siin samuti sellised madalad, aga vett saab kõigile peale lasta, nii et täitsa okei. Nii, selline kana burrito. Palun see veits tuline. Huvitav. See on veits nagu singi juustumiga sai. See on jah selline kana ja mingite värsket asja segu. Nii, nüüd oleme teel siis Tšufenisse ja rääkisime giidiga ka vahepeal. Giid rääkis, et Taiwan oli
Jaapani poolt okupeeritud umbes 50 aastat, alates 1895 kuni 1945 ehk siis maailmasõja lõpuni. Siis ta rääkis ka, et selle okupatsiooni ajal viidi siis Taiwanist väga-väga palju kulda ära, 500 tonni umbes. Jaapan siis viis omale. Ja ühtlasi Taiwanis pidi olema ka Aasias kõige rohkem kulda või kaevandatakse kõige rohkem kahest põhilisest kohast siis. Et need kaks kohta on siis see Chulfeng, kuhu me lähme, ja siis on Taroko Gorge, aga seal Taroko Gorge'i lähedal seal hiljuti olid sellised maavärinad, et sinna me enamus asjad on suletud seal. Tahtsin muidu ka minna väga-väga-väga looduskaunis paik. Aga jah, seal kõik need rajad asjad on suletud, et ütles ka, et kui võimalust on, siis kuskil 10 aasta pärast tagasi tulla, et siis peaks olema ilmselt avatud. Huvitav asi, et ütles, et siin pakutakse neid tasuta maitsmisi, et maitse, vaata. Ta ütles, et see on 3 reeglit siis, et kõigepealt nad annavad sulle proovida, siis sa võib-olla lähed sisse ja siis nad annavad sulle veel midagi proovida ja siis sa tunned, oi, nüüd ma peaksin ostma, onju, nagu alati me tunneme. Ja siis ta ütles, ei, sa ei pea ostma, võid välja lihtsalt kõndida, ära tunne häbi, ära ole häbelik, ära tunne ennast halvasti. Pärast, kui sa veel kõnnid mööda, siis nad pakuvad sulle veel, võtta hea meelega vastu. Et jah, väga huvitav, kuidas ta nagu seda niimoodi rääkis. Nii hakkavadki trepid vaikselt pihta. Oma 300-400 trepiastet pidi olema. Ja siit linnakesest on siis saanud selline animatsioonifilm nagu Spirited Away. Saanud inspiratsiooni, et Spirited Away linnake näeb ka samasugune välja. Siin on mingi kohvi, mis läheb läbi mingi võrgustiku, tilgub siit vaikselt. Väga huvitav. Me nii suured kohvisõbrad ei ole paraku, aga vahepeal ostsime tee. Siin see ülemine kiht on selline kõva, et sealt ei murene see nii kiirelt kui alt, sellepärast siis see kaela osaga jääb peenemaks kogu aeg ja lõpuks kukub üldse ümber.
しい唇でそっと歌おう閉じていく思い出もその中にいつも忘れたくないささやきを聞くこんなに砕かれた鏡の上にも新しい景色が映されるma ütleks, et väga palju kasutatakse sarnast maitseaineid ja kuna maitse väga sarnased, aga ülimaitse on ja see on mu peasuurune kanafilee või kanatükk. Just. See mõnusa paneeringuga. Väga hea. Jah, paar asja parakusime ära ka juba. Üks oli, nad nimetasid seda vitsaks, oli mingi hästi hea krõbe saia moodi asi, siuke rasvane. Ja seal vahel oli muna ja määrisin mingi kastnik ka peale. See oli üllatavalt hea. Nii tuli meelde, mis sõime. Pelmeene sõime, väga head pelmeenid olid. Et süüa siin osatakse küll teha. Et selle poolest väga 5+ riik. Bussid on siin väga puhtad. Nii, me tulime praegu siis hommikut sööma ja viisime samal ajal siis riided pessu, neid riideid siin läheb täiega palju ja viisime siis mündipesu siis ühte pesumajja, kus me ise panime oma riided pessu. Ja sellel ajal, kui me siis ootame, siis võime sööma. Võtsime täna siis Hiina pärase omleti ja mis me veel võtsime? Ühe võileivaga. Igal juhul. Täna me jälle liigume edasi, me liigume täna siis Sun Moon Lake'i juurde, et meil on kell 11 check-out, me ka arvestanud, et umbes see kell hakkab vist liikuma ja siis jõuame järgmise majutuse check-iniks, et me ei peaks oma kohvritega igal pool laiali olema.
jah, siis seal vaatame, mis seal edasi teeme, et kindlasti tahaks mingile night marketile minna, aga samas seal väga popp asi, mida teha on, et vaadutad jalgratta ja siis jalgrattaga lähed ja sõidad ümber järve. Nii et jälle natukene linnast välja ja mõnusamasse kohta. Selline barbecue ja kimchi võileib ja see kimchi peaks olema siis Taiwani pärane kimchi, nii et annes lase hea maitsta. Üllatavalt mõnus, see kimchi on mõnus hapukas, aga see liha on siuke hea soolane. Ja on tõesti väga hea võileib. Eile võtsime ka mingi võiku, aga see oli täiesti siuke mitte midagi ütlev. Nii, proovime siis seda Hiina pärast omletti. Niisugune liha on siin vahel, natuke muna ka. Ja väljas on nagu mingi tainas. Ma ütles, et see on hea, aga see võileib oli kohe väga-väga hea. Et võileiva, seal oli kuidagi nii maitsekas oli see ja siuke mõnus hapukas ka. Ja see on ka väga mõnus. Ma ei teagi, millest see tainas siin tehtud on ümber. Natuke nagu pannkook, aga jah, nii sees on siuke muna. Selline mõnus amps ja päris odav oli ka see värk. Kõik kokku oli sul 75 kohalikku, mis on arvan mingi alla 5 euro. Jah, et selles saime siis tee, musta teed, väga hea tee, siis selle omleti ja siis selle väga-väga maitse võikuga. Nii et väga hea. Me tulime Hello Kitty teemalisse 7-Elevenisse. Väga huvitavad alkohoolsed joogid. Mulle meeldivad kõige rohkem pudelite järgi need, kurkide järgi. Päris kanged tunduvad. Kangel ongi peal. Ja siis siin on mingid lahjemad, mingid asjad. Võib-olla mõni päev võtame. Ja siis riivul allpool siis on jälle juba kanged 9-ga. Strong Zero, mulle meeldib see nimi. Nagu poleks alkoholi väga. Väga huvitavad doonutsid. Ei oska öelda, mis see siis on. Mingi pudel. Mingi pudel, jah, jugumäl. Lahedad saapakapakid. Igas uues riigis tuleb loomulikult vaadata ka rõpsumaitsed üle. Siin on selline praemuna maitseline näiteks. Siis on väga palju spicisid. Ongi erinevad spiceid. Spicy. Siis on steigi maitseline. Steak. Ma ei tea, kas ka steak või mingi muu liha. Mingi küüslauga värk. Veetika. No veetika maitselised. Ja, tavaline. Ja mis veel võib huvitav on sushi oma. Seda ma nägin ka Tais minu meelest. Siis on ka igasugu kuivatatud puuvilju. Mis see Hawthorne on, seda ma ei tea. Aga siis on näiteks mingil moel ube. Ja siis on ka selline segu, et on see mandilaastud ja siis on sellised väga väikesed kuivatatud kalad. Et huvitav snäkivalik ka. Nii, kell on 11 kohe, pakkisime kõik asjad kokku ja asumegi teele siis Sun Moon Lake'i. Aga võtame booba. Jah, võtame midagi värskendavat juua ja siis jah, teekond kestab umbes 3 tundi erinevate rongide ja ühistransportidega. Aga näeme siis.
Lähme nüüd kiirrongi peale, et kiirrongi jaoks peab eraldi piletid ostma. Need on veits kallimad ka, see oli 675 kohalikku inimese kohta siis. Peale kiirrongi lähme nüüd bussi peale, mis peaks meid viima siis Sun Moon Lake'i juurde. Istume siin üle kottide otsas, üksteise vastas hõõrume. Nii, bussisõit on läbi, oleme siin ööbimisse jõudmas. Kärutame siin süüksest mäest üles, et vähe ei ole. See on ikka süke 30 kraadi nurk, tundub. Mul on 2 suurt seljakotti, Avel on käekott, kohver, väike seljakott veel. Nii. Väga kahtlane koht siin.